Nii, tere! Aeg on järjekordseks mõtiskluseks. Hakkasin neid mõtisklusi tegema ühel lihtsal põhjusel. Et mul on alati palju raskem rääkida kui kirjutada. Et kui ma neid mõtisklusi saaksin üles kirjutada, siis oleksid nad minu jaoks vähemalt 10 korda lihtsamad teha. Aga kuna ma tahan õppida paremini rääkima, siis ma mõtlesin, et ma üritan mõtiskleda ka suuliselt. Alguses muidugi tekkis mõte mõtiskleda kuskile sahtlisse, teha mõtisklus ja siis kuskile ära kustutada midagi, aga siis ma ei pingutaks eriti. Et kui on ikkagi risk, et 1,5 inimest seda mõtisklust ka näeb, siis ma pingutan pisut rohkem. Mõtlesin, millest täna rääkida ja kui see mõte oli nagu, et ma filmin neid mõtisklusi, siis ma mõtlesin, et ma räägin asjadest, mida ei saa filmida, millest ei saa isegi pilti teha. Näiteks reisides ei ole võimalik pildistada ja filmida militaarobjekte, see võib mõnel maal isegi väga kurvalt lõppeda. Ei ole võimalik tihti filmida kirikutes, templites, surnuaedadel. Mõnel pool on võimalik seda tehniliselt teha, aga see oleks lihtsalt väga ebaviisakas. Näiteks kui ma olin Galiitsias, olin Vigos kirikus, siis rahvas läks parajasti armulauale, aga viimase ritta üks naine, kes jäi põlvili ja ta nuuksus, ta oli salvrätt käes ja nutis lohutamatult. Ja muidugi ma oleks võinud mobla välja tõmmata ja ta rõõmsalt filmima asuda, aga see oleks olnud väga jõhker temp. Keda ei saa kunagi filmida, on allmaailma liikmed. Kas ma suhtlen siis maffiaga või allmaailmaga, siis üldiselt mitte. Et ma kuritegevusse väga positiivselt ei suhtu, aga on riike, kus ütleme, see on jällegi paratamatu. Või paratamatu ei ole, aga on mõistlik nendega ikkagi suhelda. Ja üks nendest riikidest oli või on, ma ei tea, kas oli või on, oleneb praegusest presidendist, asjaolud võivad olla muutunud. Aga kui mina seal käisin, oli vaja suhelda Argentiinas ka allmaailmaga. Miks? Sellepärast, et seal on mitu rahavahetuskurssi, on riiklik kurss, mida kasutavad peast segased inimesed. See on kõige mitte soodsam üldse. Siis on see kõige soodsam, mis ongi allmaailm, mida pakub. Ja kuna praegune president, ma saan aru, tahab allmaailma vastu võidelda, mis on igati hea asi võib-olla, siis tehti ka selline kurss, et kui maksta krediitkaardiga, mis on väljaspool Argentiinat välja antud, siis on selline turistide kurss ka. Aga see ei ole nii hea kui see, mida allmaailm pakub. Ühesõnaga, mina olin oma uurimustöö teinud ja otsustasin ikkagi kas või huvi pärast näha, kuidas see allmaailm toimib. Huvi oli ka selles mõttes, et ma tean, et neil on selline, eriti mis on Lõuna-Euroopas pärit, eks ju, Buenos Aires on väga tugeva sellise Itaalia traditsiooniga ikkagi, Itaalia maffia on ju üldtuntud, eks ju, siis mind huvitas ka nende selline käitumisviis ja selline, millised nad on, eks ju, ja juba see, et kui ma tõlkisin katalaani keeles Ramon Llulli Roomade raamatu ja panin tähele, et keska lõukondlased suhtlevad omavahel, ütlevad üksteisele kaunis sõber. Seesama sõber, et ka briti advokaadid siiamaani, kui nad suhtlevad omavahel, ütlema sõber, kõrgemates kohtuastmes siis õpetatud sõber. Ja ka maffia liikmed ütlevad üksteisele sõber. Ja selline suhtumine siis, et ta toob kaasa selle, et nende jaoks ei ole, neil on nagu natukene vanaaegsem mõtlemine. Et selline, ma tahtsin näha, kas see on nii. Ja ma tõepoolest sain ka kinnitus, et see nii on. Kuidas siis see allmaailmaga suhtlemine käib? Õpetused, mille ma sain, oli nii, et nemad tulevad juurde, mitte mina ei lähe nende juurde. Ja tuleb lihtsalt õigesse kohta minna, õigel ajal. Ja ma läksingi sinna kohta, aga ma eksisin tee peal ära ja ma millegipärast küsisin politseinike käest, et kus see koht asub, ja politsei vaatas mulle sarkastiliselt otsa, miks sa tahad sinna minna? Ja siis ma ehmatasin kergelt ära, et ei, ma tahan lihtsalt sinna jalutama minna, jalutama on turist, ma jalutan. Ja ma jõudsin sinna kohta, aga muidugi nad hüüavad ka seda Kambja on see vahetuskurss, eks. Aga nad ikkagi tulevad juurde ka, et see on selline, peab tunnetama seda õiget momenti. Ja esimene isik, kes mulle vastu tuli ja kellega ma ka kaasa läksin, jahmatas mind täielikult ja ma ei olnud selleks valmis.
Et ma eeldasin, et tuleb selline sopraanode sellist karvane onu, eks ju. Aga ei, tuli laps. Et mitte 5-aastane muidugi, aga selline põhikooli viimane klass või gümnaasiumi esimene või ja tütarlaps. Ja muidugi ma sain kohe aru, miks on laps seal töötab, et eriti kui sa oled üksinda reisiv naisterahvas, eks ju, turist, et ei ole võib-olla, kõik ei taha võib-olla karvase sopraanode stiilis onuga kuskile üksildasse kohta kaasa minna. Lapsega on kergem. Ja muidugi ise laps ütleski, me rääkisime paar sõna ja täpsustasime kurssi ja laps ütleski mulle tule kaasa. Ja siis tema kõndis ees ja mina kõndisin tema taga ja siis me läksime mõnda aega ja kõmpisime, jõudsime ühe maja ja läksime sisse, uksed pandi kinni muidugi. Ja see maja ametlikult oli ilusalong, küünesalong, kui ma õigesti aru sain. Ja seal see toimuski. Ja siis kõik oli väga korrektne, kiire, raha loeti üle, eks ju, pandi kummiga kinni, anti ma raha patakas ja oligi. Ja siis mõnda aega hiljem otsustasin uuesti vahetada, siis ma ei selline kripeldama hinge, et tahaks nagu sellise inimesega suhelda, kes näeb välja nagu sopraanodest, eks ju. Ja mõtlesin, et ma võtangi sellise ja mõtlesin, et ma mängin natuke kurja tädi, et ma olin hommikul vaadanud, mis see allmaailma kurss on, et ma nagu küsin kõrgema, parema kursi endale. Ja nojah. Ja siis ma kõnin ringi ja siis tuligi täpselt selline tegelane nagu sopraanis, täpselt 100%. Et kui paneks, ta muidugi keel on teine, eks nemad räägivad hispaania keeles, aga kui paneks sellise inimese sopraanide filmi, siis ta ei oleks seal kuidagi teistmoodi. Täiesti samasugune. Ja ma ütlesin, et ma tahan paremat kurssi. Ta ütleski, et okei, ma annan sulle parema. Ma tahan parema. Ja ma ütlesin, et siis tule kaasa. Ja siis me läksin temaga kaasa, aga nüüd mitte enam majja, vaid läksime hästi pimedasse kohta kuskile kangi alla ja tal oli kaasas ka sõber või turvamees või ma ei tea, kuidas sellist isikut peab nimetama, kes siis kattis oma kehaga ja kellest oli aru saada, et kui ma hakkan seal mingi trikke tegema, ebaväärikalt käituma, siis ma tervelt sealt kangi alt enam välja ei tule. Ja mis siis kõige kangi all juhtus, siis tegelane sopraanodest pani mulle kohe pihku 2 sellist suurt pakki raha patakat ja ütles mulle loe üle. Ja siis ma hakkasin lugema ja hispaania keeles 1-100 tuli lugeda. Ja ma mõtlesin, et issand, kui kahju, et ma hispaania keelt valdan, et kui ma oleksin ka algtaseme õppija ja praegu õpiksin 1-100 lugema niimoodi, et see ei ununeks mul mitte kunagi. Mulle need arvud ei läheks elu sees meelest ära, see söövitab nii meelde, et oi, eks see on nagu väga tõeline olukord. Ma loen ja ma oleksin natuke närvi ja kui ma lähen närvi, siis ma hakkan liiga kõva häälega rääkima, siis ma põhimõtteliselt karjusin neid arve üle Buenos Aires. Ja selle peale läks onu väga närvi ja ütles, et olen natuke tasem, vaiksemil, politsei kuuleb tasemil, palun, eks ju. Ja siis ma üritasin lugeda nii, et huuled liikusid, aga häält enam ei tuleks. Ja siis ma lugesin niimoodi, et arvasin, et ma teen talle külma, et ma loen nagu tema kahjuks, midagi ta mulle liiga palju raha annab. Ja ütlesin talle, et kuulge, te annate mulle vist liiga palju raha, et mul on, ja selle peale lugesin ma hästi kiiresti kõik uuesti üle, ei, kõik on õige. No ja pärast hakkas ta rääkima, muidugi tal oli nagu tagamõte, et miks ta mulle see parema kursi annab, on see, et ta hakkas mult küsima jootraha. Ja mina ütlesin selle peale, et jah, et ma olen Euroopast, et meil Euroopas on nii, et me ei oska hästi jootraha anda, et aga kui te ütlete mulle, palju ma pean maksma, siis ei ole probleemi, ma annan täpselt selle summa. Ja tema ütles selle peale väga printsipiaalselt, ma ei taha üldse jootraha. Ära anna mulle mitte midagi. Ja see oli just see, mida ma olin otsinud, see sama nagu see vaimsus, mis oli see, ütleme, kas või see Ramon Lulli roomade raamatus. See oli see klassikaline maffia ja uhkus. Ja see uhkus, et me ei ole siin mitte raha pärast, vaid me oleme mingi, ma ei tea, mille pärast. Väärikuse või vana maailma pärast. Ma ei tea, mille pärast. Aga ühesõnaga, see on see vana maailm. Ja mis ma tundus, et see nüüd küll ei lähe teps mitte ja siis ma andsin talle 5000 peesot, sest see oli parem kui teater. See, mis seal toimus, oli parem kui teater. Ja see oli liiga palju, sest selle peale suudles ta mind põsele. Ja siis ta ütles mulle, et ma hoiaksin raha turvalises kohas, et ikkagi kõik oleks nii nagu peab. Et see oli nagu selline, ta puudutas seda selga ka, et see on ka see Itaalia žest, mida maffias hästi näha ja vaata, sopraanosest näete ka seda žesti hästi palju ja seda tegi ka. Nojah, et see oli selline huvitav kogemus, aga muidugi tänavategelased, et kas ka kõrgema liigi tüüpe selliseid on võimalik näha. Ma arvan küll, jah. Ma käisin Carlos Gardelli haual, Gardell on tango kuningas, tänu temal on tango see, mis ta on praegu.
ilma temata see nii ei oleks, eks ju. Ja noh, hauad on Lõuna-Ameerikas ikka sellises vanas stiilis, et noh, see Euroopa kristlus on põhimõtteliselt gnostitsism, et kõik räägivad kogu mingist hingest ja hingest ja hingest, eks ju, on väga tore, aga ülestõusmine ikkagi ju kehaline. Mis tähendab seda, et surnud elavad jutumärkides, eriti rikkamad surnud, eks ju, elavad omade majades, on tänavad, majadel on numbrid, majad näevad tihti välja uhkemad kui need, kus inimesed elavad, eks ju. Ja selline uhke selline, ütleme, ma ei tea, elamise viis see ei ole, aga selline olemise viis, jah. Ja õnneks ei ole Carlos Gardel La Recoletal, kus on Eva Perón, kus uue piletid ostma, kus on selline väga selline turist, Argentiinas ei ole tegelikult selliseid kohti, mis on nagu turistidele, isegi need, mis on turistidele, on nagu, Euroopa mõttes nagu mitte turistidele, seal lihtsalt ei ole turism. Aga Carlos Gardel on ehtsas ikkagi surnuas, kus ei müüda pileteid ja kus ei ole sellist kammajaad. Ja seal ma siis, kui ma ta hauani lõpuks jõudsin, siis minu kanalil on siiamaani näha mõningaid filme sellest. Ja seal on ka see film sellest, kui ma suhtlen kassiga. Ilmusin armas Kiisu-Miisu koos minuga. Aga seal oli ka muid tegelasi, kellega suhelda ja keda ma muidugi filmida siis ei saanud. Näiteks seal oli üks turistide perekond ühest teisest Ladina-Ameerika riigis, kellega ma suhtlesin. Ja ma loomulikult samal ajal filmima ei hakka, kuigi nad olid väga huvitavad ja see, kuidas nad ütlesid nägemist Carlos Gardelis, nad puutusid seda hauda. Et ilusad päevadele härra Gardel ja puudutasid seda. See haud on nagu tema keha, eks ju, mida peab viisakalt puudutama. Aga kui ma seal haua kõrval kössitasin, oli selline külm augustikuu päev, august on teatavasti talv, eks ju, lõunapoolkeral, siis peatub seal tumedate klaasidega auto. Gardel oma nooruses oli allmaailmaga teatavates suhetes, eks ju. Ja sealt tuleb välja selline meesterahvas, kes oli juba väga sopraano ja jällegi mina tõmbasin viisakalt eemale, mõtteski olnud moblat haaratud sellist tegelast filmida, see ei tule isegi kõne allagi, eks ju, ei. Ja mis ta tegi, ta oli võib-olla ainult minuti või 2 seal haua kõrval, ta palvetas hardunult, lõi risti ette, Gardel on võib-olla tema siis nagu juba pühak, ja läks tagasi autosse ja sõitis minema. Kõik. Ja see oli ka huvitav kogemus, see on see, mis mul on ajus, mida ei ole kuskil filmilindil. See oli siis mõtisklus asjadest, mida ei saa filmida. Ja tegelikult, ma tunnen kergenduski ei saa ja ma isegi, kui ma palju asju nüüd ka filmin ja pildistan, siis ma ikkagi väga tihti ei pildista ka filmi midagi, et see on väga-väga väike fragment sellest, mida ma tegelikult kogen, et näiteks kui ma ütlem parkides ikka käia nii, et ma tahan üldse mobiili koju või ei võtagi seda kotist välja, lülitan välja. Aga kui ta kotis mõnikord on ja olen mõnes ilusas pargis ja siis on seal tiigis mingi kaunis vesiroos ja siis paratondult käsi liigub käekoti suunas, et see mobla sealt haarata ja vesiroosi pildistada või filmida. Et see on selline kiusatus, kahjuks kiusatus, aga ma pean ütlema, et need kogemused, mida ei saa filmida, kas siis sellepärast, et on keelatud, kas riiklikult või on suhted inimestega, keda ei saa filmida või on viisakusest, kui näed mõnda inimest väga sellises olukorras, kus on raske, eks ju, või üldse teisi inimesi filmida minu jaoks tabu, siis need kogemused on jätnud võib-olla hinge midagi sügavamat. Nii et ma olen selline vastuoluline, et ma teen mõtisklusi ja kasutan selleks tehnikat, ma filmin ennast ju siin, eks ju. Aga võib-olla on parem mitte filmida ja vaadata elu nii, nagu ta on. Suur tänu kuulamast ja vaatamast!